ma loen Luuka evangeeliumi 6. peatükist ühe salmi, 38. andke ja teile antakse hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt. Antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega te mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Saate aru, ei tahtnud enne ohvri kokkupanekut niisugust salmi lugeda, see ajaks kimbatusse. Ma teadsin sedasi, et see on mu tänane selline jutluse alguse salm. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga ma täna ei hakka üldse nagu väga palju õpetama sellest andmisest. Vaata, jõuluaeg on selline, et on see andmise aeg ja lähed mõnda kauplusse, seal kogutakse midagi, et mida inimesed oleksid valmis annetama erinevate vajaduste tarvis, mis on ja siin on hea soovitus selle koha pealt, et anna selle mõõduga, millega saada tahad, aga andku igaühe südaga märku, kuidas nende andmistega seal siis on, sest et Jumal teab ja tunneb kõike, mis nende andidega ka edasi saab ja kuidas nende asjadega ka läheb ja sellepärast on nii, et ma usun, et Jumal juhib oma lapsi selle koha pealt. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et aga see on üks selline võimas tõde ja siin on tegelikult räägitud nagu sellisest õnnistusest, mis on nagu selline väga tihe, mis on kokku raputatud lausa ja nagu väga võimas. Ja täna ma tegelikult räägingi sellisest raputuse õnnistusest. Vaata, siin oli räägitud, et vaata, kui sa midagi saada tahad, ma veel natukene selle salmi juurde ütlen, et see õnnistus, ütleme, see on nagu materiaalne pilt, eks praegusel hetkel, et see peab olema niisugune tihedalt kokku pressitud, et ei ole kuidagi hõredalt pandud. Ta on vajutatud, ta on tihendatud lausa ja raputatud ja kõigutatud ja ta on kuhjaga ja ta on ülevoolav. Ja vaata, sellist õnnistust me tegelikult ju tahaksime saada, et õnnistused ju oleksid mitte sellised kehvad. Aga nüüd ongi niimoodi, et raputus ise on siin selles maailmas on tegelikult täiesti, võiks ütelda, selline teistmoodi täitsa negatiivne asi. Üldiselt ega meile raputused ei meeldi, sest et sama sõna, mida siit salmist ma ajasin taga, selle koha pealt, nende raputuste koha pealt, selles võib olla lausa nördimust ja selles võib olla sellist, kuidas ütelda, niisugust erutatust, ütleme, sellises mitte kõige paremas mõttes, et midagi sind väga puudutab. Ja üldiselt on ju niimoodi, et vaata, raputused, täna selle jutuga tulevad meile välja, et nad on kohati väga head. Vaata, kui mingi raputus meist üle käib, ütleme, see paneb hästi kõvasti ärkvele. Ja sellepärast on see nii, et täna, ütleme, ma ei tea, mida Jumal meiega siin täna teha tahab ja kuidas see sõnagi meile täna kõik kohale jõuab ja mõjub, aga ka need asjad on tegelikult olulised ja omal kohal. Mäletan, kord sõitsin oma Moskvitšiga, oli mu esimene auto, olin väga väsinud ja läksin ja pöörasime nähtavasti isegi, vist olime perega sõitmas ja sõitsin tee äärde kuskile täitsa all ja rohu peale lihtsalt tee pealt ära, et puhkuma ja magama. Ja tead, ja siis, kui ma magasin ikka üles ärkasin ja siis ma nägin, et ma olen põllu peal, tead, ehmatasin üles, abikaasad, kuule, me oleme välja sõitnud tee pealt. Tead, aga siis taipasin, kuule, mootor seisab ja me kõik magame hoopis ja rahu maa peal, aga see oli nii äratus mulle, et ma edasi sain sealt sõita väga hästi, sellepärast, et see ehmatus äratas mind ja tegi nii selgeks, et edasi sõitsime rõõmuga. Sellepärast raputused on nagu täiesti sellisel oma koha peal. Nüüd, ütleme, jätame selle hästi tiheda õnnistuse raputuse siin Luuka evangeeliumis, mida Jeesus ütles, ja ma tahan lugeda nüüd hoopis Agai raamatust mõned kohad, sest et prohvet Agai räägib nendest raputustest, mis seda maailma saavad tabama, ja need on ka nii, et kuidas ütelda, nendes on seda positiivset ja kindlasti ka negatiivset, aga ma loen lihtsalt need salmid palju kommenteerimata. Ja Agai raamatu 2. peatüki 6. ja 7. salm, siin on öeldud nõnda. Sest nõnda ütleb vägede issand, veel pisut aega ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede issand. Kes me vähegi kursis oleme, eks, et praegu ka nende varanduste pärast käib see asi, et kas puutuda või mitte puutuda, nagu Jumal raputab, küll siis need õigesse kohta viiakse. Nii et siin Jumala sõna ütleb väga seda selgesti. Siis 2. peatükki ikkagi, see on Heebrea kirjas, on see 12.26, on see sama mõte, seda ei võta, aga see on nüüd Agai raamatu 21 veel siit siia 23
3 ka, need ka loen veel siin. Räägi Serubaabeliga, Juuda maavalitsejaga ja ütle, mina panen värisema taeva ja maa. Ja ma paiskan ümber kuningriikide aujärjed, kaotan paganate kuningriikide võimu, paiskan ümber nende sõjavankrid, nendel sõitjad, hobused ja ratsanikud langevad maha, mees teise mehe mõõga läbi. Sel päeval ütleb vägede issand, ma võtan sinu, mu sulane Serubaabel, Seatli poeg, ütleb issand, ja teen su pitsesõrmuse sarnaseks, sest mina olen valinud sinu, ütleb vägede issand. No näete, milliste raputustega tegelikult Jumal siin selles maailmas tegutseb. See puudutab kuningriike, see puudutab rahvaid, see puudutab sõjavägesid, see puudutab, ühtäkki võib see kõike puudutada, nii et Jumal on Jumal ja kui tema raputab, siis need raputamised tegelikult on väga suured. Üldiselt oli mul tänaseks nagu plaan natukene teisi sõnumeid jagada, aga siis oli nii, et ütlesin issandale ka, et kuule, tahan olla kuulekas, et kui sa korrigeerid ja annad mingi muu asja, siis püüan olla kuulekas selles ja jagada seda, mida sa annad. Ja nüüd lähengi nagu edasi sellega, mida ikkagi issand andis ja see sündis ka, võiks ütelda, täitsa võiks ütelda puhtpraktiliselt ka meie peres. Möödunud nädalal mu abikaasa nagu äkitselt nagu haigestus ja asi läks ikka üsna tõsiseks, nii et arstiabi läks vaja, kiitus Jumalale, et arstiabi tuli ja nii, et see oli väga vajalik sellel hetkel ja see kõik lõppes selle koha pealt nagu väga hästi ja õnnistatult, aga korraks oli see tegelikult väga selline tugev nagu raputus ja mõte nii minule kui ka siis mu abikaasale endale ka. Ja nüüd on niimoodi, et kui see nagu möödas, kõik on hästi nagu möödas, ikkagi nagu küsid nagu selle koha pealt, et issand, et mis see nagu oli. Et milleks see selline kriitiline olukord ja milleks see kõik on nagu olnud ja siis issand hakkas rääkima ja kõigepealt jagangi nagu neid mõtteid. Et te mõistaksite, kui habras on elu. Kui habras on elu. Meil on nii, et üldse on niimoodi, et natukese asjad muutuvad, läheb suhkruprotsent valeks või on veekogus ihus vale või temperatuuridega on väikesed kõikumised, võiks ütelda, ja kõik on niimoodi, et kuivõrd need tegelikult need asjad mõjutavad meid ja need vererõhud ja asjad ja kõik on väga meid tegelikult mõjutamas, mis meie organismis on. Ja sellepärast on see nii, et meie elu on tegelikult on väga habras. Üldiselt me tunneme ennast ju nii, et kui on hästi, kõik on hästi, aga kui on väikesed kõrvalekalded vahest, siis on juba sellest ju palju probleemi. Ja issand ütleski, et me mõistaksime, et kui habras on tegelikult meie elu ja et väärtused saaksid omale kohale. Ja vaata, sellised hetked, kui sellised raputused meie üle käivad, siis ei ole enam üldse nagu kõik tähtis. Kuidas sa välja näed või kuidas su tubagi on, kas ta on korras või ei ole korras. Ma jooksin aluspükste peal, jooksin kiirabile seal vastu ja tegin uksi lahti ja selles ei ole mitte midagi nagu imelikku asja nagu sellisel hetkel, et see siis kõike seda nagu üldse nagu ei märkagi. See kõik muutub tegelikult nii teisejärguliseks. Ja sellepärast on nii, et nendes kriitilistes olukordades muutuvad paljud asjad vähe tähtsaks. Järgmine näide, mis on meile tuntud, on apostel Pauluse elus, kui ta on merereisil. Aga ma teen selle lahti, see on siis apostlite tegude 27. peatükk ja see on selline üsna niisugune kõnekas tegelikult, et mis toimub sellises kriitilises olukorras. Ma hakkan sealt kuskilt 14. salmist pihta. Paulus alguses hoiatab, et merele ei tasuks minna, aga nad ikkagi lähevad, sest laevamehed ja kaptenid ja tüürimehed ja kõik seal arvavad, et võib küll. Ent üsna varsti sööstis saare poolt nendele siis alla seal marutuul, mida ütakse kirdemaruks. Kui see laeva kaasa kiskus ja me ei suutnud enam käila vastu tuult keerata, andsime end tuulte ajada. Ja lihtsalt vaata, ühel hetkel oled niimoodi, et oled selle tormi meelevallas, absoluutselt enam ise ei kontrolli seda asja. Kasutati kaitsevõtteid, vöötati, 17 salm räägib, vöötati laev köitega ja siis visati seal mingi see triivankur sisse ja laev jäeti lihtsalt triivima. Kui raju aga meid väga vintsutas, loopisid nad järgmisel päeval osa lasti üle parda. Vaata, nüüd oli nii, et ega seal laeva peal ju niisama mingid tühised asju hoitud. See oli see kaup või need asjad, mis on vajalikud. Ütleme, et osa lasti alguses seda koormat, mis oli, visati siis oma käega siis üle parda. Ja siis on niimoodi, et ja 3. päeval on just veel öeldud see oma käega. Nad heitsid merre siis ka laeva varustuse
no need olid juba, võiks ütelda, laeval elutähtsad asjad. Ka need tegelikult muutusid selliseks, et noh, et pigem pääseda, kui ütleme, selle koorma all hukkuda. Ja nad viskasid ka seda ära. No nii, ja siis ma võtan juba, lähen kaugemale, 38 salm, seal on öeldud sedasi, et kui nad olid söönud, kõhud täis, siis nad kergendasid veel laeva, heites vilja merre. Need kalad said ka süüa. Aga nüüd on nii, et vaata, kuidas toimub nagu selline nagu väärtustest lahtiütlemine. No alguses mingisugused asjad ja siis võib-olla niisugused elutähtsad varustused ja asjad, mis on väga olulised, aga lõpuks on niimoodi, et toit ka läheb. No kõhu saime veel täis, nüüd on kõik. Nüüd viskame sellega ära, sest et pääsemine on tähtsam kui see kõik, mis on. Vaata, Hebra kirja 12. peatükis on meile räägitud sellest, et me paneksime maha kõik koorma ja patu. Ja sain väga selge sellise nagu noh, ütleme, võrdluse nagu selle koha pealt, et või paralleeli, et vaata see sellised need ekstreemsed olukorrad, mis me ellu tulevad, need aitavad tegelikult meid nendest koormatest vabaneda. See on nagu seal on nii, et Hebra 12.1, eks, et seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt. No ütleme, niisugused koormad ja patt. No koorem ei pruugi nagu paha olla, tead, on su tööd ja ülesanded ja kõik asjad, mis sa oled ette võtnud ja teed, no mis ei ole mitte patt, võiks ütelda. Aga need on ikkagi võib-olla sellised liigsed koormad. Ja on ka patt. No patt on selline, et sa oled vale tee peal, teed valesid asju ja vaata, ja siis on niimoodi, et see ekstreemne olukord tuleb ja aitab sind. See aitab sind. Osad inimesed saavad, noh, ütleme lahti, saavad joomisest, saavad suitsetamisest, saavad lihtsalt eriolukordas lahti. Osad saavad jumala abiga lahti, osad saavad kohutava hirmuga, tead, surmahirmuga, tead, et kui nüüd on niisugune lugu, et enam ma seda ei tee, sellepärast et see ekstreemne olukord, öeldakse, et elu või surm, siis lõpetad nagu selle asja nagu ära. Ja sellepärast need aitavad tegelikult meil vabaneda tegelikult nendest koormatest ja pattudest. Nii et need raputused, need tormid, no seal oli konkreetne torm, mis oli merel. See oli lihtsalt puhas nagu selline nagu pilt sellest, kuidas see mõjub nagu vabastavalt, kui me mõtleme nüüd nagu seda, mõtleme nagu meie usulaeva. Sest et paljud usulaev on põhja läinud, sest nad ei ole tegelikult nendest koormatest ja pattudest ennast vabastanud. Nad ei tee seda nendes ekstreemsetes olukordades. Nad kannavad kõike seda kogu aeg kaasas. Ja siis, loeme seda, see Paulus ütleb ka, et mõne usulaev on põhja läinud. Sellepärast, et nad ei käitunud just selliselt. Ja nii on. Ja vaata, ja kui nüüd need asjad, mida saab ära visata, siis tekib üks selline asi, et siis muutuvad tähtsaks ühed järgnevad asjad. Näiteks, et teate, mis muutub tähtsaks sellises eriolukorras? Esmaabikapp. Siis sa hakkad tegelikult otsima seda, et mis sul on seal, eks vahest on vaja plaastrit, vahest on vaja mingisugust sidet, vahest on vaja skutti, et mida on kiiresti nagu lihtsalt on vaja antud hetkel, et ruttu saaks. Vahest on vaja nuuspiiritust. No kas sellega saab väga viivitada, et lähen poodi ja vaatan, et ehk saame. Seda on kohe vaja, kui seda vaja on. Sellega ei ole mitte midagi, et ainult, et kui kiiresti selle korgi veel pudeli pealt maha saaks. Eks, et see on ainukene see. Ja hea, kui üles leiaks selle asja. Ma leidsin üles selle pudelikesega. Ja sellepärast, aga mul oli niisugune tunne küll, et ma küll ei leia seda. Et ma ei tea, kus koht see naine seal pannud on, tead, eks. Et kuskil karbis ta seal on. Ja jumal tõesti aitas, et leidsin ka. Sest see oli sellel hetkel oli tegelikult see väga oluline ja tähtis ja vajalik. Ja vaata, kuidas muutuvad nagu ühtäkki nagu nende asjade väärtused ja tähtsused. Ja sellepärast, kallid, ma tänan, et sain nagu selle sõna, et tuleb jagada nagu seda päris elu, milles me elame. Sellepärast, et muidu, ütleme, et me sageli elame kõik oma need laksud ja plaksud niimoodi üle, teed, et kui siia tuleme, siis on ilus nagu peas ja kõik on nagu hästi. Aga tegelikult me läheme kõik, ma usun, raputusest läbi. Ja kuidas on see aasta olnud? Ma usun sedasi, et on olnud päris valusaid raputusi osadel inimestel, erinevaid olukordasid oma peredes, oma eludega, asjadega, lastega, mis iganes. No on tõelisi raputusi, millest võib-olla ei taha palju rääkidagi ja see on selline lugu, et aga need kõik on tegelikult meie nagu elu üks osa, millest me oleme läbi minemas. Ja nüüd on nii, et vaata, apostel Paulus, eks, kes läks läbi ise väga erinevatest rasketest raputustest. Ja tema elu, võib-olla loeme mõne sõna veel, kui ta enda kohta nagu kirjeldab hiljem, aga ma lähen nagu seda järgimööda nagu edasi, et jälgida siin, kuidas kirja olen pannud. Nii et sõid kõhu täis, viskasid ka toidu minema, ütleme selle laeva pealt ja on sellises olukorras seal laevas.
ja nüüd on nii, et seal oli üks asi oli veel, milles seal laevaõnnetuses seal siis ütleme, millega tehti, nad lasid ka päästepaadid minema. seal laevamehed vahepeal tahtsid minna päästepaati, alguses oli midagi, seal päästepaat tahtis vist ära ujuda, said ta ikkagi kuidagi kinni veel siduda, aga hiljem need laevamehed osad vaatasid, kuule, et ja kes seal olid, et tapame need vangid ära ja ise laseme siit päästepaadiga jalga ja et vast pääseme nagu nõnda. Paulus ütles, et ei, teisi päästepaate tarvitada ei tohi praegusel hetkel ja siis nad raiusid läbi ka oma päästepaadid ja lasid nendel minna. Ja siis jäi seal lagunev laev, võiks ütelda, mis oli uppumas. Ja vaata, kui mõistuse vastane tegelikult võiks ütelda nagu see selline olukord, et no kuidas sa siis päästepaadid lased praegusel hetkel minema, kui see olukord on selline. Aga see oli selge juhis, mida tegelikult ka siis Paulus sai ja mida ta siis lihtsalt ütles ja kiitus Jumalale, et isegi seda nagu kuuldi ja pandi tähele ja käituti selle järgi. Ja 31 ja 2 salm sees 27. ja Paulus ütles pealikule ja sõduritele, kui need ei jää laeva, siis te ei pääse. Ta ütles selgelt, et päästepaadist te ei pääse, sellel laguneval laeval te pääsete. Siis raiusid sõdurid paadi köied katki ja lasksid selle merre kukkuda. No nii, ja siis hakkab see söömine. Nii et need olid sellised olulised momendid, ütleme, mida nad pidid nagu tegema ja mida nad pidid siis ka nagu oma käega tegema. No nii, ja nii ta on, et näed, et need raputused, mis siin selles, ütleme, maailmast üle on käimas, ütleme, et meie ei ole kõige suuremate raputuste keskel praegusel hetkel, eks, osadel on, kes jäävad ka tööst ilma ja ütleme, et erinevaid asju kuuled vahest, et mõni asutus jälle pannakse kuskil kinni ja on raputused inimestel, aga üldises mõttes me maal on veel rahu ja ütleme, et saame ikkagi nagu kuidagi hakkama ja päris hästi võiks ütelda, nii et kiitus Jumalale selle eest. Aga paljudel on ikkagi päris tõsised raputused, ma siin isegi vaatasin seda, et näiteks, et Washingtoni osariigis praegu olid suured üleujutused. Ja see ei olnud seotud Seattle'iga ja ei olnud ka Portlandiga seotud, aga seal oli niimoodi, et nimetati lihtsalt, et Seattle'ist sinnapoole või Portlandist sinnapoole, et nagu seda asukohta määrati, kus koha peal on lihtsalt suured üleujutused. Lihtsalt ei silma sellepärast, et kuulan, Andrei Zapovalovit elab seal Seattle'is ja sellepärast siis jääb nagu see paik nagu silma, et mis seal on toimumas ja kuidas seal asjad on. Ja tõesti, kui näed sedasi, et majad ujuvad, autod ujuvad, kõik need olukorrad, mis seal juhtuvad, need on eriolukorrad, millest tegelikult inimesed lähevad siin ühtäkki läbi, lihtsalt vihma sadas, lihtsalt palju sadas ja kui siis see mägedest alla hakkab voolama. Nii et mitmesuguseid raputusi on. Ütleme, sellistel raputuste hetkedel osad inimesed käituvad valesti, on need maavärinad ja asjad, siis on nii, et osad hakkavad mara törritsema. Hakkavad sellel hetkel seda tühist korjama, mis siis nagu peaks maha jääma, tegelikult tuleks käituda hoopis teisiti. Nii et nii ta on. Nii et ja nüüd on selline, et vaata, kui me räägime raputustest, siis vaata, seda teoorias tegelikult õpetada ei saa. Seda teoorias õpetada ei saa. Sellepärast, et vaata, kui me ka kõige rohkem räägiksime nagu selliseid lugusid, siis ega me teooriaga lihtsalt asja ära ei õpi. Kui me selle, ütleme, et me võime nagu esmaabikursusi tehakse, et nende nukkude peal tehakse neid kunstlikke hingamisi ja värke ja puhutakse ja tehakse, kõike tehakse, eks, aga see ei ole veel, võiks ütelda, praktika. Sest niikuinii see nukk niikuinii hingama ei hakka, mida sa seal palju puhud või puhud, eks. Aga kui sa oled praktikas saanud selle inimese, kes vajab seda kunstlikku hingamist või seda asja, oled hingama saanud, vaata siis sa oled võidu saanud. Eks. Vaata, siis on juba praktika, see ei ole enam teooria, sest et teise juures sa võid olla nii, et läheb, kus läheb. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna näed, ma usun sedasi, et issand tegelikult tahab, et me õpiksime tegelikult nendest kriisiolukordadest ja nendest eriolukordadest, millest me nagu oleme läbi minemas. Sest et ainult seal saab õppida. Need inimesed, näiteks, et kes on mingisuguse raske haiguse läbi põdenud või mingid operatsioonid või asjad läbi teinud, need saavad olla teistele nõuandjaks. Kes seda ei ole,
no sa võid ju rääkida, sa võid ju arvata, et see on vist nii ja see on vast naa, ma olen midagi kuulnud, eks. aga tõeliselt, sellepärast nad kogunevad ju kokku niimoodi, et need erinevad ühingud, et on seal südamehaiged ja on seal jalutud koos ja on oma kuulmishädadega ja silmadega ja kõik on nagu eraldi kategooriates, sest nad saavad tegelikult üksteist aidata selle kogemuse tõttu, noh, millest nemad on tegelikult läbi läinud. ja sellepärast, kallid, nii see on, et need ei ole mitte, noh, ütleme, tühised asjad. Apostel Paulus, eks Rooma 8. peatükis ütleb, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Vahest me ütleme seda kuidagi väga kergelt. Noh, see on niisugune, tead, et midagi on, tead, teise paneb laksti, tead, kõik tuleb heaks sulle. Tead, kallid, ma ütlen sedasi, et väga tähtis on see, kui sa oled selles erilises olukorras, mis su elus on, ja kui sa siis oskad iseendale, võiks ütelda, eelkõige seda ütelda, siis on see tegelikult kõige parem ja mõistlikum asi, mis olla saab. Nüüd, apostel Pauluse elu oli hästi tormiline. Ja ma loen ikkagi seda 2. Korintuse 11. peatükki natukene, see on nii pikk, et ma ei tea, kas ma kõike seda ette loen, mis seal Paulusega juhtus, aga no natuke proovime. Sest et kui Paulus hakkab kirjutama nagu seal korintlastel seda, millest tema elu on läbi läinud, 2. Korintuse 11.23, no hakkab rääkima, nemad on Kristuse teenrid, ma räägin pööraselt, mina olen rohkem. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surmasuus 5 korda juutide käest saanud seal, noh, üks vähem kui 40 hoopi, 3 korda keppidega pekstud, kividega ükskord püütud surnuks visata, elanud üle 3 korda laevaauku, me ühte laevaauku, need, noh, mida me loeme, muudkui räägime sellest, eks. Terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes, teekondadel, jõgedel, teeröövlite käes, igal pool on need hädad olnud. Ja linnades ja kõrbes ja merel ja, noh, ja inimeste käes ja tööd ja vaevad ja valvamised ja no ütleme, et väga palju asju, mida apostel Paulus nagu kirjutab. Kui ta Galaatia kirjas kirjutab, siis ta kirjutab sedasi, et vaata, kui ta läks nagu sinna nendele külla, siis ta oli, nende keskel oli nõtruses, see on 4. peatüki salm, ma täpselt taga otsime seda. Ta oli lihtsalt, vaata, sellises oma ihunõtruses oli tegelikult. Vaata, Philippi vanglas, kui nad laulavad, kiites Jumalat, nad olid peksa saanud. Seal on niimoodi, et vaata, kui see vangla ülem siis neid hakkab aitama, mida ta tegi, no ta tõi esmaabikapi välja, ta hakkas need haavasid siduma. No ütleme, et kui sa oled peksa saanud, sa oled ju haige. Tead, me ütleme, et Jeesuse vermete läbi oleme terve. Aga tegelikult Paulus ütleb, et ma olin nõtruses. Eks, meil on see, niisugune see, et ei tohi valesti tunnistada, aga midagi tuleb teha, et ütelda, et kui praegu on abi vaja, et ikka siduge haavad ära, et ma ei ütle niimoodi haavasid ei ole, et ikka on. Ja sellest ta lasi siduda seda ja sellepärast on kallid niimoodi, et ma täna tahan lihtsalt rääkida, et me vahest oleme nii, et me ei tahaks nagu tunnistada asju, aga tegelikult on niimoodi, et usaldame Jumalat. Jumal ei pane meid kedagi suurematesse proovidesse. Need on kohased tegelikult meile ja me saame nendest nagu läbi minna ja sellepärast ma teen nüüd selle 8. peatüki Rooma kirjast ka lahti korraks, sest loeme need paar kohta veel siit ära, need on Pauluse sellised selged ütlemised, 8.35 kõigepealt. Kes meid võib lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus, ahistus, tagakiusamine, nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Jah, ja siis, et sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid ja kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, meie võidud tulevad Issanda läbi, kes meid on armastanud. Ja ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid, ei peainglid, ei praegused ega tulevad, ei väed, ei kõrguse, sügavuse, miski, siis tahes muu loodu suuda lahutada meid Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie Issandas. Ja see oli nüüd praktiku poolt öeldud asi, kes ei olnud mingit teooriat rääkinud, et et kõigest saab hakkama, vaid ta oli kogenud sedasi, et nii see oli olnud. Ja see 8.28, ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Laseb Jumal kõik tulla heaks. Ja sellepärast on ka need kriitilised olukorrad, millest me läbi läheme, need tulevad meile heaks, neile, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. Ma arvan, et rohkem ei ole vaja siin kommenteerida selle juures. Ja nii, et kiitus Jumalale Pauluse eest, kes, ei elanud kerget elu ja sellepärast saab ta tegelikult julgustada ka teisi. Ja Jumal ei pane meid,
rohkem tulisesse ahju, kui me seda kannatada ei suuda ja sellepärast kiitus Jumalale, et alati on tegelikult on väljapääs, Jumala asjades on väljapääsud ja sellepärast on see nii, et noh, inimesed on sellised oma mõtetega, et nad kujutavad ette olukordasid, et on nii rasked olukorrad, et millest ei ole väljapääsu. Ja tulevad valed mõtted tulevad pähe. No siin on kuulda sedasi, et Eestis tulevad varsti vist niisugune referendum, et hakatakse arutama sedasi, et kas eutanaasiat teha või mitte, et mis see rahvas arvab. Siis ärge teie küll arvake, et seda tuleb teha. Sellepärast, et vaata, me võime eksida selles asjas ikkagi kapitaalselt. Sellepärast on see niimoodi, et osad inimesed teevad selle eutanaasia sellepärast ära, et ta sai arsti käest vale diagnoosi, lihtsalt läksid segi, teisega. Ja ühel öeldi, et oled haige, teisel öeldi, oled terve, tead, üks saab terveks selle asja peale ja teine lõpetab oma terve elu tegelikult lihtsalt selle vale teadmise all ära. Ja sellepärast on nii palju. Ja üldse on ikkagi me näinud sedasi, et haiged saavad terveks. Ja sellepärast, ja iluti üks ütles mul sedasi, et mina küll ei kannataks mingid hooldekodudes olemist ja seal, et oled seal aastaid sedasi, et umbes, et ennem endale lihtsalt lõpu peale. Ja inimeste mõtted on nii valed tegelikult, võiks ütelda nagu selle koha pealt, nad mõtlevad niimoodi. Ja sellepärast, ja isegi kui su mõistus läheb ära, näiteid on küllalt, et enne surma on veel selge mõistus, et mitte mingisugust sellist asja ei ole, sest et Jumal kõike seda teab tegelikult, millest me oleme nagu läbi minemas ja millised olukorrad on. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu ei otsustaks nagu teel olles praegusel hetkel kuidagi valesti ja ei oleks nagu nördinud nagu nende olukordade üle, millest me praegusel hetkel oleme läbi minemas, mis on su peres või mis on sul endal või mis võib-olla ei ole veel lahenenud, et sa tahaksid, et oleks lahenenud. Kõik me tahetaksime, et kuule, et lõpetame selle aasta niimoodi, et meil on super. Et kõik mured, asjad kadunud, et meil ei ole enam mitte kui midagi, et kõik võime rõõmsalt olla lihtsalt, et lõpetame seda aastat. No ei saa igal ühele seda kindlasti lubada, me tahaksime seda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal kõike seda teab. Aga nüüd on niimoodi, et peale tegelikult neid raputusi ja neid proove, mis me elus on, tuleb tegelikult üks uus hingamine. Sellepärast, et vaata, kui Pauluse kõik need kogemused, mis olid, ta täitsa vabalt nagu nendest asjadest rääkis, ta ei olnud üldse nagu väga mures oma elu pärast, sest ta juba arvestas sellega, et Jumal hoiab teda igas hädas ja küll ta siis kutsub ühel päeval, kui kutsuma peab ja pigem oleks ta tahtnud rutemini issanda juurde saada, nii oli Pauluse suhtumine. Ütleme, minu elus on üks selline huvitav näide, mis oli aastal 89. Ja ütleme, see Nõukogude Liit veel kehtis, Berliini müür oli langemata, oli veel nagu selline aeg, esimene sõit, mis meil juhtus, saime käia Saksamaal. Ja tagasi tulles, kui me seal Saksamaalt tulime, oligi selline ärev aeg seal Berliinis ka, tead, et telefonid ei töötanud ja sest, et müür hakkas varsti langema ja siis kuidagi suur segadus oli, et enam sinna helistada ei saanud ja oma rongiaegasid leppida ei saanud ja kõik oli kuidagi selline keeruline. Ja me siis sealt lääne poole pealt hakkasime lihtsalt minema lihtsalt ühel hetkel usus, et sõidame Berliini ja vaatame, kuidas siis saame koju sealt sõita ja tulime niimoodi teele. Ja seal juhtus ütleme, Berliini metroos juhtus selline asi, meil oli 6 suurt kotti, nagu te teate, kui see turuaeg olid need ruudused kotid, need suured, need niisugused, kõigil olid need heledad värvilised ruudused kotid, meil oli 6 suhteliselt suurt kotti, kõik, millega me siis tulime, aga 2 ainuga olime. 4 kätt tähendab on, aga 6 kotti on. Kuidagi oli, kogu aeg oli puudu. Siis ühe koha peal oli nii, et tõstsin 2 kotti selle metroorongi uksest sisse, see pani uksed plaks kinni, sõitsin minema. Tead, ja 2 kotti läks minema nagu juhted ja meie, ma 4 kotiga vaatame lihtsalt pealt, et mis juhtus selline. Hea küll. Ja siis tänu Jumala, saime need kätte. Sõitsin seal, lihtsalt näidati mulle näpuga, et mine nüüd järgmise rongi peale ja sõida üks peatus ja näppudega näitasid need sakslased mulle seal, need suured jaamaülemad, kes seal siis olid. Ja siis ma tegin seda, lähen järgmisse, vaatan veel suurem jaam, 3 niisugust jaamaülemat ja nende putkad seal ja lähen ühte küsin, et kus mu Zweitsumadaan on, tead, aga tead, ajan neid taga. Ma ei tea, kas oli teises või 3, igates kätte ma sain nad. Aga teate, mis sellega juhtus? Sellega juhtus see, et kõik mured kottide kadumise pärast olid kadunud. Täiesti rahulikult võtsid, Jumal, kui sa Berliinis andsid, me kartsime Pihkvat sellel ajal, et kas tuleme Pihkvast maha või sõidame siis tollel ajal veel Leningradi välja. Et kas me lihtsalt tuleme seal keset ööd ja ootame seda Võru bussi siin hommiku kella 6 siin Pihkvas kuskil ja oma kottide otsas magades või kuidas me teeme, tulime ikka Pihkvas maha. Aga see aeg oli selline, ütleme, see aeg ei olnud naljaaeg. Kui hakkame selle peale mõtlema, kuidas Poolas rööviti bussisid ja ütleme, et kõik need autoostjad, kes läksid oma rahadega ja kuule, Kreutsoldi pealt varastati tähed ära.
luuletus võeti ära nende vasktähtedega. Mul oli Java külgkorv oli alumiiniumist, nii Palnooni oma oli siinsamas Palvela kuuri katusel. No alumiinium, no see ei püsinud seal, kõik läks. Meil oli ukse peal silt Vasest, et Võru baptisti kogudus. See ka läks, kõik läks, no niisugune, see oli totaalne varastamisaeg. No lihtsalt, mis ripakil oli kuskil ja kuhu küüned taha sai, seal kõik see tegelikult lihtsalt läks. Ja vaata, siis sellises ajas olles sa saad kogeda selles, et Jumal lihtsalt sind varjab, kaitseb. Ja kui sa saad selle ühe kogemuse kätte, siis edasi on niimoodi, et noh, et see kõik on nagu, kuidas ütelda, nagu hästi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, saime need õnnelikult koju. Aga nagu, kuidas ütelda, et isegi see, no ütleme, nende asjade kaotus, oleks olnud kaotus tõesti meile, tead, isegi me ei teaks, millest me ilme jääme, sest et asjad olid nii pakitud, et võib-olla üks potas oli ühes ja teine oli teises kotis ja mõtled, et et me ei tea, millest me ilma jäime. Aga tegelikult see õppetund, mis me seal Berliinis saime, see oli tähtsam. Ja see on nagu toonud niisugust vabadust. Ja sellepärast, kallid, Jumal tahab tegelikult meid päästa nendest kartustest, nendest hirmudest, milles me tegelikult oleme. Ja sellepärast me osad oleme lihtsalt oma selles pimeduse võimuses, isegi Jumala riigis olles oma kartuste hirmudega ja elame nende all ja nagu ei oska nagu sealt välja ju ka siis alati nagu tulla. Aga kallid, me ei tohiks tegelikult Jumala riigis olla nende vanade kartustega, nii nagu Iisrael oli seal juba Egiptusest väljas, aga kartus südamed täis ja vaata, tõotatud maale ei lähe. Ja vaata, edasi ei saa, tõotusi kätte niimoodi ei saa. Ja sellepärast, kallid, väga tähtis on see, et me saaksime tegelikult võidu nende asjade koha pealt. Ja selleks aitab vahest see veel suurem raputus. Saad aru? Et kui sa selles olukorras oled, et see nagu lõpuni juba raputatakse ära. Vaata, raputatakse nagu paika. Ja täna ma räägin sellest raputuse õnnistusest. Et vaata, see tihe, et saab niimoodi, et ongi tehtud niimoodi lõpuni, et saan aru, et see oli hea mõttega, mida me praegusel hetkel teeme. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on selline. Ja nüüd ongi nii, et õiged kartused peavad jääma. Jumala austus, Jumala kartus, need on oma koha peal. Hinnake tegelikult väga, ütleme, Jumala sõna hoiatusi, hoiduge variseride, saduseride ja roodesapud haigna eest. Võtke väga tõsiselt seda, mida tegelikult Jumala sõna meile räägib. Ja need on, ütleme, et ma loen täna ka, sain ikka, vaata, mina ei tea, kas ma olen ainukene niisugune pastor siin maa peal, kes ma seda ikkagi loen, aga ma võtan praegu lahti veel, et apostlite teod 15:20, ja 19 ja 20 loen ka. Seepärast otsustan mina, et neile, kes paganate seast pöörduvad Jumala poole, ei valmistataks raskusi, vaid neile tuleb kirja teel teatada, et nad hoiduksid ebajumalate rüvedusest, pilastused lämbunud loomadest ja verest. Ebajumalad, siis oorus, ütleme otsesemalt üteldes, eks, lämbunud loomed, kellele jääb veri sisse, seda liha ei söö ja ei söö verd. Ütleme need asjad, need olulised asjad. Ja siin on niimoodi, teist korda 29 salm ja 28 ütleb ka, püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna ühtki muud koormat, kui need hädavajalikud. Hoiduda ebajumalate ohvriliha, vere lämbunu söömisest ja pilastusest, toorusest. Teete hästi, kui te neist hoidute, jääge terveks. Ja vaata, siin on nagu selline väga lihtne ütelda, Vanas Testamendis, kui palju neid igasugused, hakka neid sõrgu uurima, et kuidas on ta koos või ei ole koos, eks. Teada, juhised on sellised. Osad viitsivad Vana Testamendi järgi praegu neid sõrgu vaadata, eks, ja lähevad selle järgi, eks. Teised ei tee seda. Mina elan selle järgi, mis on öeldud. Kõik lasti loomad alla, seal Peetrus öeldi, kõik on puhtad, söö, ainult verista ja söö. Ja sellepärast kõike saad süüa. Aga need asjad, mida on öeldud, võta austusega. Ja kallid, vaata see veri, kuidas ütelda, vere koha pealt ongi tõesti selline, et veri on nii püha asi, võiks ütelda, meid on Jeesus oma verega ostnud. Ja sellepärast ma ei lähe nagu palju sinna. Aga küsimus on tegelikult on see, et issand tegelikult tahab sedasi, et me võtaksime austusega seda, mida tema on tegelikult rääkinud ja nii oleme tegelikult õnnistatud. Aga nüüd Filipi kirjast, see on nagu järgmine, tead, kogu aeg see niisugune teadmine, et kõht, et vaata, kellegi jumalaks on kõht. Jõulud on tulemas, ärgu sul jumalaks olgu see kõht, ärgu see verivorst sulle sinna mingu sellepärast, et kui su kõht on jumalaks, sest mõni pastor ütleb raudselt nii, et söö, mis sa tahad, tead, eks, vahet ei ole, muudkui õnnistavad ja söövad kõik. Tead, ei ole see nii. Ja sest, et me näeme, see Filipi kirjas Paulus ütleb, ma loen kaks kohta, kus on öeldud, Filipi 3:19, kus on öeldud niimoodi. Ja 18 loen ka. Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ja nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende lõpp on hukatus, nende jumal
on väikse tähega jumal, on kõht ja nende au on nende häbis, nad mõtlevad maapealsetest asjadest. No siin on nii, et küsitakse nendes teoloogide ja bioloogide ja kelle käest praegu küsitakse, et mitu sugu on. Hakkavad siis seal targutama. Ma panen kinni, ma ei viitsi kuulatagi seda, kui sa ei oska ütelda 1 ja 2. Et siis edasi ei ole mõtet üldse kuulatagi su juttu, tead. Aga midagi teha ei ole, osadel on sassi läinud, lihtsalt on. Me elame sellises kohutavas ajas nagu mingisuguses mõttes. Ja üks salm veel, 4.12, mis on öeldud. Et Paulus ütleb sedasi, oskan elada kehvalt, oskan elada jõukalt, olen kõigega ja kõige oludega tuttav. Nüüd kõhu koha pealt ta ütleb niimoodi, nii kõhtu täis sööma kui nelgima, elama jõukuses kui puuduses. Ja kiida Jumalat olenemata sellest, kuidas su jõululaud on. Vahet ei ole. Täpselt, et see ei ole, absoluutselt ei ole see esimene asi. Ja sellepärast on see nii, et aga kui see on, ütleme, kõige tähtsam asi, siis ta võib olla täitsa probleemiks selle koha pealt. Ja nii, et kiitus Jumalale, et elame Uue Testamendi ajal ja meie võime tegelikult elada niukses armus, mida tegelikult Jumal meil on kinkinud. No nii. Ja apostel Paulus, kui ta õpetab, ta ütleb sedasi, tead, et kui keegi teistmoodi õpetab, siis olgu ta neetud, kui meiega ise, ta seal Galatia 1.8 ütleb sedasi, kui keegi teistmoodi õpetab. Ta leiab sedasi, et me kõik võime kraavi vajuda. Ja kallid, sellepärast õige jääb elama oma usust. Ja väga tähtis on see, et meie kõik ise tegelikult oleksime sellised, et me teeksime oma südames otsimised, läbikatsumised, ise palvetaksime. Sul on hea karjane, kelle häält sa pead kuulma, sul on isa taevas. Ja sellepärast sa ei ela õdedest vendadest, sa ei ela ka nendest maissetest pastoritest. Need maised pastorid on metsa läinud ja ära langenud ja kõik, kas sa pead siis järgi minema? Ei, sa lähed oma issanda järgi. Ja sellepärast, kallid, ma olen kõiki teid olen kutsunud issanda juurde, mitte enda juurde. Sellepärast, et mul ei ole teile midagi anda, mul ei ole seda tarkust. No mul ei ole seda, mida, ütleme, teie vajate, aga Jumala käest saab seda kõike, mida me tegelikult vajame. Ja sellepärast on see niimoodi, et me järgime issandat ja sellepärast oskad lugeda, loe ise seda sõna ja sa oled tegelikult väga-väga õnnistatud. Nii et raputus paneb asjad õigele kohale. Raputus äratab. Vaata, kui Peetrus on vanglas, seal on, ütleme, apostlite teod 12.7 on räägitud sedasi, ingel tuleb ja lööb vastu külge Peetrusele, äratab teda üles. No Peetrus ei saa veel päris aru, üsna uimasena läheb sealt välja, aga kui juba tänaval on, saab aru, et kuule, tõesti vabaks on saanud. Aga vaata, see raputus tegelikult äratas teda seal vanglas ülesse. Nüüd on nii, et ütleme, kui Jeesus on oma jüngritega tormisel merel, see Mattiuse 8.24, ma teen küll lahti. Vaata, siin on mul paar niukest mõtet, mida nüüd ütlen, on selline. Et me ikka räägime ärkamisest, mis asi see ärkamine on. Teate, sain niukse sõna, et tõeline ärkamine on see, kui meie läheme Jumalat äratama. Vaata, kui meie läheme Jumalat äratama, meid muudkui äratatakse, ärka ja ärka muudkui, tead, on selline, aga tõeline ärkamine on, võimas ärkamine on see, mis on siin Mattiuse 8.24 on öeldud sedasi. Ja vaata, järvel tõusis seal suur torm, nii et lained katsid paadi, aga Jeesus magas. Jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes, issand, aita meid, me hukkume. Meie lähme issanda juurde, meie äratame tegelikult Jumalat. Kui Iisraeli rahvas ägas ja kisas Egiptuses, selle koorma all, mis nad olid, siis Jumal tuli neid päästma. Tead, ja Moosesel oli veel natukene tegu seal neid veenda, eks. Aga üldiselt oli niimoodi, et vaata, kallid, meie peame tegelikult Jumalat äratama, see on niivõrd, ütleme, üks asi, see on niisugune hea asi, kui meie niimoodi ärkame, et oleme Jeesus paadis ja meie ka seal ja siis äratame Jeesust, et kuule, nüüd on abi vaja, et nüüd läks asi selline. Aga teate, mis see on teine variant on, raskem variant on? Täna ma usun sedasi, et paganad meid see äratama ei ole tulnud, kõik Jumala rahvas on tulnud ja keegi meile kallale ei tule. Saad aru, aga vaata, kui Joona oli laeva peal sõitmas, mis siis juhtus? Vaata, siis see on Joona raamatus, see on lehekülg 941, ma teen selle kohaga lahti. Ja vaata, Joona magab ka, seal oli niimoodi, et Joona magas. Aga äratajateks ei olnud mitte kristlased tulnud traktaatidega või kutsetega, tulge, koosolek tuleb. Vaid paganad tulid, mis sa magad siin, tead? Ja kõik, aga mida need paganad tegelikult tegid? Sest paganad olid ammu ärganud. Ja sellepärast, et juhtus nii, et Joona raamatu 1. peatüki 4. salm, et kes tõstis? Issand tõstis merel, kange tuule, nõnda, et puhkes suur torm ja näis, et laev hukkub. Ja meremehed kartsid ning karjusid igaüks oma Jumala poole ja heitsid merre laevas olevaid asju. Täpselt sama lugu, mida Pauluse ajal tehti.
et seda nende võrra kergendada. aga Joona oli läinud alla laevaruumi ja heitnud magama ja magas sügavasti. siis astus laevajuht tema juurde ja ütles talle, kuidas sa saad nõnda sügavasti magada? tõuse üles, hüüa oma Jumala poole, vahest Jumal mõtleb meie peale ja me ei hukku. ja sellepärast, kallid, vaata, üks tõeline ärkamine võib tulla selle koha pealt ka, kui juba hakkavad, teised sellised, maailm hakkab äratama. nii nagu ma olen ikka seda näidet vahest toonud, täpselt enam ei mäleta, kus ja kuidas see oli, aga üks linnapea kutsus pastorid kokku, ütles, et enne me välja ei lähe, et palute, et siin asi on korras selles linnas meil. tead, et selliselt, et nemad ütlevad, et kuule, et mida te magate, tehke oma Jumala poole praegu palvet, et asjad saaksid korda, mida te siin nalja teete praegusel hetkel. Muidu meil nüüd omavahelised niisugused kristlikud mängime, et meil on nii tore olla. aga vaata, kui asi läheb nagu päris tõsiseks, siis on vaja nagu sellist äratust. Nagu käisime Elusõna piiblikoolis ja vahest oli väga libe tee ja sõitsime libedaga, mäletan siis need väiksed meie lapsed, kes olid sellel hetkel, olid meie äratajateks, me siis sõidame ka, palvetame seal, et Jumal hoia, et me tee pealt kraavi ei läheks. no lapse suu ütleb, kuule, no paluge nii nagu piiblikoolis, hüüdke Jumala poole, mida te siin pobisete vaikselt, tead, eks. no mis meil siis üle jäi, siis me hüüdsime ka Jumala poole. Et lihtsalt vaata, et lapse ees oli häbi, et sellepärast piiblikoolis me olime kõik niisugused palvetajad, paneme seal, nii et vähe ei ole, tead, eks. aga siis, kui oled tõeliselt ohtlikus olukorras, siis nagu häbened nagu hüüda. no see, kui ma seal helistasin, 112 ja aitasin oma abikaasat ja seal oli kõik Jeesus ja kõik asjad olid läbisegi, mida nemad seal lindistasid ja mulle juhisid, jagusid, sest et mina hüüdsin kahele poole. Ma hüüdsin Jeesuse poole ja rääkisin nendele, kust korterist ja kuidas sisse saada ja kuidas tulla ja et see käis nagu läbisegi. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja vaata siis, ja ma usun sedasi, et need, kes seal töötavad, seal 112 peal, nendel võib ka päris põnev olla seal, kui see usurahvas helistab sinna. Et milliseid appihüüdeid seal kõike kuulda võib tegelikult, et see võib olla ikka täiesti äge, sest sa ütled surmavaimu, teed kõike sedasi, lihtsalt leiad, et seda kõike on praegusel hetkel vaja, sest asi ei ole üldse, absoluutselt ei ole nali. Ja sellepärast, kallid, nii see on, aga Jumal ootab sedasi, et meie ärkaksime ja sellepärast need tormid ja tuuled äratavad meid. No nii, et Jumal ootab, et meie ise läheksime oma palvetega Jumalat äratama. Jeesus magas. Kallid, meie päästja ei tuku, võiks ütelda sedasi ja sellepärast Jeesus teadis, et ta inimesena võis magada, sest et tema isa ei tukkunud seal taevas ja ta võis rahuga magada, puhata, kui ta ka väsinud oli. No nii, Paulusel oli pikk koosolek ja näed, tähendab, jutt oli nii igav, et magama jäädi seal ja see poiss kukkus 3. korruselt alla, seal Apostlite teod 29. No tead, kõik läks hästi. Tuleb, palvetab ja poiss tõuseb ülesse. Aga vaata, Sarepta lesel oli selline niisugune, kuidas usust usku lugu. Sellepärast, et vaata, Esimese kuningate 17 on selline lugu, kui Eelia on Sarepta lese juures toidul. Ja seal on nii, et ühel hetkel juhtub sedasi, et see poeg haigestub ja poeg siis sureb. No ütleme, et seal, ma teen selle koha lahti, sest see lõpp on nagu oluline lugeda siin. Ja siis on niimoodi, et pärast seda 17 salm 17, Esimene kuningate, sündis, et naise kojaemanda poeg jäi haigeks. Need kuule inimesed jäävad vast haigeks. Ja isegi juhtub niimoodi, et sureb. Ja tema haigus oli väga raske, nõnda, et temasse ei jäänud enam hinge õhkugi. No nii. Ja siis ütles naine Eeliale, mis minul on sinuga tegemist, Jumala mees, sa tulid minu juurde mu süüdegu meelde tuletama ja mu poega surma saatma. Nüüd oli Jumala mees veel, Eelia oli süüdi ka, sellepärast, et talle tundus sedasi, et ikkagi üks kahtlane vend on siin praegusel hetkel niikuinii. Ja need nüüd on nii halvasti minul ka veel sellepärast läinud. No Eelia äratab selle poisi surnust ülesse, sest issand kuulis Eelia häält, 22 salm. Ja 24 salm on need nagu üks uus ilmutus, mis on sellel naisel. Siis naine ütles Eeliale, nüüd ma tean, et sa oled Jumala mees. Ja et issanda sõna sinu suus on tõde. Sinna saadik ta elas kahtlevalt. Andis talle neid süüa küll ja kakukest ja värki kogu aeg, eks. Aga ikka kahtles. On ta ikka päris või ei ole? Aga nüüd ma tean. Ta oli läinud raputusest läbi ja seda raputust oli vaja, et tema usk võiks tegelikult kasvada. Ja eks oli Sunemi naisel, võiks ütelda, oli selline analoogne lugu. Ma ei jõua kõiki neid lahti teha, see on see 2. kuningate 4. peatükis ja seal 20, 28 ja 37 salm olen märkinud, aga seal on niimoodi, et tead, kui see Sunemi naise poeg ära sureb, teate, keda ta süüdistab? Ega mina seda poega ei tahtnud.
see kehase oli sul niisugune tark, et kuule, tal on poega vaja. Et tead, et hakkas seal kauplema, et kuule, see on ilma pojata, tead, et kuidas me talle selle poja teeksime, tead, eks. Ja noh, hakkab rääkima siis prohvetile, et kuule, et Elisa, tead, et kuule, lahendame selle asja kuidagi ära. No sündiski see poeg. Ja aga nüüd, kui see poeg oli surnud, siis ta võtab seda siis, noh, mis te mulle andsite, et ma olen sellega praegusel hetkel nagu probleemis. Aga ta läks samamoodi sellest raputusest läbi, sest ka see poeg sai äratatud. Ja kallid, sellepärast on niimoodi, peale raputusi on õhk puhtam. Paljud asjad ei ole nii tähtsad. Vähe, noh ütleme, sest et meil ei ole tõesti üldse paljudki ei ole vaja, mille küljes me võib-olla hing kinni on siin selle maa peal. Ja sellepärast on see nii, et raputused on head asjad. Kui Belsassar seal väriseb seal, kui ta näeb, et Jumal kirjutas talle sinna seina peale, siis on see selline lugu, et vaat ka see on tegelikult on õnnistus, sest et kes väriseb tegelikult mu nime ees, kes kardab mind, see on nii tähtis, vaata tegelikult seda raputust on vaja meile, et meil tuleks üks Jumala austus ja sellepärast mina ükskord sain selle, et Belsassar sai sellepärast päästetud, eluga ta küll kaotas samal ööl, aga et ta värises issanda ees, siis on niimoodi, et kes väriseb mu ees, siis Jumal võtab seda kui palvet vastu. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et nii ta on, et kõik need asjad on sellised. Hebra kirjas on, eks see 11. peatükk, usukangelased, noh, valdavalt Vana-testamendi usukangelased on seal kirjutatud, eks, 1. sajand veel kõikidest pole kirjutada. Ja nüüd on nii, et siis, mis me näeme seal, et osadel läks hästi, said tõotused kätte ja võivad teistele üteldada, miks te nii ei tee, eks, et me küll tegime. Aga kui Hebra kirja 11. peatüki lõppu lugeda, siis kõikidel ei läinud hästi, kõik ei saanud üldse tõotusi kätte, surid tõotusi kätte saamata ja sellepärast ei olnud mitte midagi tegelikult ei olnud, mitte midagi ei olnud valesti. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, märtritele ei aita noh, et kui me õpetame sedasi, et hakkame viimasel hetkel Stefanusele õpetama, tead, sa pead olema rikas, sa pead olema terve, sa pead olema see ja teine asi, ja kui järgmine hetk sind kividega surnuks visatakse. No mis see sind aitab? Sa vajad tegelikult päästat issandat Jeesust. Mitte midagi sind ei aita sedasi, aga see, vaata selles maises elus on see nagu meelitav meile, et kuule, et meile tõotatakse midagi nagu sellist, mis on nagu kuidagi väga hea. Ja aga no, kallid, täna näed, olen saanud sellise sõna, ütlesin issandale selle sõna enne selle sõna saamist, seda, et noh, kõik, mis ütled, kõike räägin täna. Ja midagi teha, nüüd pean just seda tegema. Ja nii ongi selline, ja nüüd on nii, et meie usuisa Iisak, või tähendab, Jakob läheb oma Iisaki pärast raputusest läbi. Sellepärast, et kui Jumal ütleb, et too Iisak ohvriks, no see oli tõeline raputus. 3 päeva tee, see 3 päeva kerge ei olnud, mida ta läheb, aga ta teeb seda ja sellepärast on see nii, et aga peale seda, kuidas ütelda, seda lugu, on ta täiesti uues olukorras, sest et kui Jumal on teda sellest olukorrast välja toonud, ja kui seal on juba Jumal vanduma hakanud ja talle tõotanud need asju vandega lausa, siis see on täiesti uus usuelu tase, uued ilmutused tegelikult tulevad selle koha pealt. Ja nüüd on nii, et on üks tegelane on meil veel, vaata oli Joona juures, nagu korraks olen tagasi, kui tema, noh, oli lõpuks oli nii, et tal oli seal üks raputus, kui seal laevamehed ajasid teda ülesse. Aga teine raputus oli see, kui teda merre visati. Siis tal oli veel üks raputus, kui teda siis see suur kala alla neelas. Ja kui ta seal on siis kala kõhus, kellel on kõhuviirus, ja teda lõpuks välja oksendab. Tead, see kõik oli tegelikult oli üks suur raputus, mille keskel ta oli. Sellepärast, et vaata, see oli selline raputus. Tead, minu isa ütles sedasi, mõne inimese koha pealt ütles nii, et mõni on vähe päästetud. No see ei ole piibli termin, aga see oli minu isa, niisugune termin oli, ta vaatas usu inimesi vahest, ütles, et kuule, see on vähe päästetud. Joona oli esimesel hetkel, kui laevamehed üles äratasid, oli vähe päästetud, võiks ütelda. Ta pidi seal kalakõhus ka veel olema, oli ka seal 3 päeva, tead, eks. Ja siis hakkas see viirus ta seal üle minema, et see kala viskas ta välja. Ja sellepärast kallid ja siis ta oli valmis seda tegema. Ja ega tast päris asja ei saanud. Me näeme sedasi, et tal on see kikajoonipuu raputust ka veel vaja, kasvab ja kaob ära ja sellest, kallid, võtta, me oleme sellised, et kuidagi, noh, ütleme, et ma ei tea, mis meid ees on ootamas. Ma panin tähele sedasi, et noh, ütlesin, et ise teate ja kõik me teame, et millised raputused aastal 25 on meil olnud, mõelge vaikselt ja olge rõõmsad, et raputatakse, aga Aleksei Ledejev, tema eelmise pühapäeva jutlus,
ta räägib tõotatud maa vallutamisest, väga tore jutlus, mulle meeldis. Ta ütles, et noh, et Egiptusest väljatulek, üks strateegia, tõotatud maa ja Jeeriku võtmine, teine strateegia, jumal annab kõik nagu need uued juhised ja asjad. Ja aga oli näha selliselt, et ütleb, et tohutud võitlused ootavad aastal 26 meid ees. Ja et võidu annab Jumal, kellele ta siis seda annab, aga et see tegelikult ootab ees. Ja sellepärast, kallid, me täna ütleme, osaliselt on niimoodi, et võime mõelda nendel mineviku raputustele, aga et see täna see sõna on, see võib tähendada seda samuti, et meid valmistatakse, et kui tulevane raputus tuleb, et me võtaksime selle vastu, siis ma tänu Jumalale, et raputused raputavad tiheda õnnistuse kokku praegusel hetkel, et me ei põgene nagu selle seest kohe-kohe ära, vaid me tahame sellest kätte saada, milleks Jumal sa seda nagu lubad ka tegelikult tulla. Me elame sellises ajas, kus vabaduse vähenemine käib, kus sõnavabaduse vähenemine käib ja ütleme, et igasugu, mitte meeldivas suunas paljud asjad ka meie maalgi praegusel hetkel lähevad, aga Jumal teab, et ta lubab meile ka sellist olukorda. No nii, ja sellepärast nii ta on, et issand rääkis oma jüngritele oma surmast ja kannatusest 3 korda ette. See oli kohutav raputus tegelikult, 3,5 aastat oled koos hea õpetaja ja siis ühel hetkel on nii, et sa pead tunnistama ja nägema seda, kuidas õpetaja võetakse kinni ja lõpuks risti lüüakse ja selline lõpp on tegelikult väga kurb. Ega nad päris seda ettevalmistust vastu ei võtnud, aga see oli tagantjärgi oli tegelikult vajalik, sest nad tagantjärgi tuletasid meelde, aga ta ju rääkis. Ta rääkis ju, nii lähebki, et mind võetakse kinni, tead, nende vanemate ja ülemprestide poolt, mind mõistetakse surma, tapetakse, 3. päeval tõusen ülesse. Ja sellepärast tagantjärgi see oli tegelikult vajalik, aga ja jüngrid tulid sellest raputusest läbi. Ja ta valmistas ette selle koha pealt ka, et üks teie seast on reetur. Ka see oli tegelikult väga vajalik, et ka see et kõik on nagu Jumala kontrolli all, sest et kui ta seda ei oleks rääkinud, siis oleks niisugune imelik segadus, mis on. Aga issand rääkis kõike nagu neid olulisi asju ette ja sellepärast me võime täna siin olla ka nagu kõige selle keskel ja usaldades seda, et mida Jumal räägib, et võtame selle nagu vastu. Ja et kõik tuleb heaks, kui me oleme issanda tahtmise järgi ka kutsutud ja armastame issandat, eks. Jakobus, Jeesuse vend, ütleb, et pidage lausa rõõmuks, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Väga tubli mees, kes niimoodi ütleb sedasi. Ja kallid, vaata, ühte, mida me piiblis selgesti näeme, saatana olemasolust me ei pääse. See on Jumala poolt lubatud, et ta on siin. Ütleme, 1000 aastat on rahuriik, öeldakse, et siis on vangistatakse, 1000 aastat on parem aeg. Aga praegusel hetkel on ta täiesti lubatud persoon, kes on siin selles maailmas. Ja ta on ka meie kasuks, võiks ütelda. Ja sellepärast on see nii, et need tema rünnakud ja asjad on niimoodi, et need sageli on meile kasuks äratamiseks ja sest et ega rasked ajad on sellised, et kus paljud inimesed tulevad usule. Heal ajal tegelikult paljud inimesed langevad tegelikult usust ära. Ja on muidugi neid ka, kes raskustes salgavad ja sellepärast Jumal sõna ütleb, et me otsane vastu peaksime, et me ei tohi ka raskustes ära siis issanda juurest minna. Ülekohuks läheb väga võimsaks, seadusetus läheb väga võimsaks. Seda ei ole kerge taluda, kui me näeme, et asjad on väga valesti ja on väga suurte valede aeg. Aga tegelikult see tõde absoluutselt ei väära. Me mõtleme, et nii totaalses valede ajas pole me kunagi elanud, sest et tehnika võimaldab seda. Videod on valed, mida me vaatame, et kuidas loomad seal toimivad. Need on kokku pandud mingid jamad, me vahime nagu ime asju. Et vaata, kus armsad loomad kõiki inimesi päästavad ja kõiki laguvad. Tead, et see on selline. Aga tegelikkuses on meile lihtsalt tehtud. Ja sellepärast me elame niisuguses, ma mõtlesin, et Jumal, hoia neid lapsi, kelle silmad näevad lihtsalt valesid asju tegelikult, mida on nendele maalitud ette ja mida nagu tehakse, mis räägib ja liigutab ja nagu kõik on selline. Ja sellepärast on see niimoodi ja siis vaatad, riigimehed räägivad. Räägib. Kallid, praegusel ajal on nii. Helistatakse sulle, saadakse sinu kõne, hääl kätte ja siis on nad suutelised tegema sinu häälega kõne sinu tuttavale. Ja kõik. Ja sa siis usud teda. Sest et hääl on väga iseloomulik, aga seda praegu osatakse nii väga osavalt järgi teha ja sellepärast, kallid, me elame nii suurte valede keskel. Jumal teab, et me elame nii suurte valede keskel. Me peame usus püsima ja sellepärast on see niimoodi, et mitte midagi nagu ei ole ka siin selles valesti, sest Jumal teab, mis ajal meid on tegelikult elama pandud. Ja sellepärast on nii, et väga tähtis on see, et ei laseks ennast heidutada sellest kõigest, mis siin on. Ja sest, et isiklik usk on praeguses ajas kõige tähtsam. Paulus oli üksisi usklik seal laeva peal.
ja tema isiklik usk päästis ka terve laevatee rahvast sellel korral. ja sellepärast nii me võime olla õnnistuseks ümberringi ka. ja lõpuks läks ikka niimoodi, nii nagu Paulus alguses rääkis, lõpuks läks nii Pauluse juhiste järgi. No ütleme, president Päts ühel hetkel küsib Reitsi käest, no kas veel on võimalust? Hilja küsis. Reits ütleb, ei ole enam. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et me võime ärgata, aga hilja võime ärgata. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et väga tähtis on see, et täna, et vaata, see selline jutt on antud meile, et meie, ärkaksime nagu õigel ajal. Ja siis on meie eludega nii, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, eks, ühel hetkel, see on täiesti selge, meie kõikide maine telkhoone kistakse maha. See on selge tõde. Nii et või siis muudetakse, kui issand tuleb, aga nii, et selle telkhoonega me kaugemale ei lähe, kui siin maa peal natuke oleme. No nii, me vananeme väliselt. Ma vaatasin hiljuti ühte armast usumeest Eestimaal. No kes vabandas oma keppidega käimist ja istudes rääkimist ja ütleme selliselt, et on ja siis räägib oma julgustusi, kuidas ta on saanud, kui ta on teisi hädalisi näinud, on julgustust saanud aga ma helistasin hiljuti ühele teisele inimesele, kes ka ennast katki kukkus ja ma nägin sedasi, et ei ta hädaldanud, ei ta õigustanud, vaid ta oli lihtsalt rõõmus. Tore. Tead, Jeesus ütleb, et parem ühe silmaga, parem ühe jalaga, parem ühe käega, taevariiki, et absoluutselt nagu ei nurise nagu selle üle, et millises olukorras sa oled, et mingisugune raputus su ellu tuli. Ja sellepärast, ja Paulus ütleb, et see on niikuinii kõik, mis on selline, et on lühiajaline ja kerge viletsus, aga meid ootab ees see igavene au ja see määratu suur. Ja sellepärast nii see on, et tervenemised on head asjad. Ja ütleme, et see, on olnud need tervenemise ärkamiste ajad ja see on, jätkuvalt on see väga töötav asi tegelikult, et inimestele tervise asi, sest haiged on palju. Aga täna loen Luuka evangeeliumist 17.15 ja siin on tervenemise lugu. Ja Luuka 17.15 on 10 pidalitõbist teeb puhtaks. Jeesus teeb 10 tükki, teeb puhtaks. Aga siis on öeldud sedasi, aga 15 salm 17.15, aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades. Ja ta langes silmili maha Jeesuse jalge ette tänades ja see oli samarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks, aga kus need 9 on? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles, mine, sinu usk on su päästnud. No ma ei tea, kas te see teed pidalitõbes tagasi? Ütleme, et küll on neid, kes tegelikult kaotavad oma, tervise ka, kui sa Jumala juurde ei tule ja sa ei mõista. Aga kallid, vaata siin, see ei ole nagu, kuidas ütelda, nagu see selline peaasi. Jeesusel oli tähtsam see, et inimene tuleks tegelikult tema juurde. 10 tükki tulid alguses, aga üks tuli päriselt. Ja vaata, see on täpselt niimoodi on kogudused ka. Inimesi tuleb, aga osad tulevad päriselt. Ma tahaks uskuda sedasi, et te olete need, kes te olete päriselt tulnud. Te ei ole tulnud lihtsalt nalja tegema, et kuule, et sain midagi siit kätte selle õnnistuse, mis tahan, et tervist, et küll ma jälle lähen tead, eks. Ja sellepärast on niimoodi. Ja vaata, täna ma olen niimoodi rääkinud seda, Andrei Zapovalov just ütleb sedasi ka, et vaata, meie elul on tegelikult on see pluss ja miinuspooled. Mõlemad. Ja sellest, kantslites on harjutatud niimoodi rääkima, et räägime, et usk kasvaks, et kõik on hästi ja näed, et kiirabi ei ole vaja ja Jumal aitab ja tead, kõik selliselt, võime rääkida, eks ei. Täna ma ütlen tänu Jumalale kiirabi eest. Jäi süda vaevama, et armast kiirabiarsti vähe tänasin veel, kuidagi kiirustades tulin sealt ära. Aga kallid, see on selline lugu, et me elus on need pluss ja miinuspooled. Aga teate, kui on pluss ja miinus patareel peal, siis läheb särama pernikene. Ja seda mõlemat on vaja. Ma ei saa niimoodi, me tahaksime teha nagu mingisuguse ühekülgse elu, et mitte midagi rasket ja koledat ei ole meil ja siis me oleme siin sellised, eks. Ja Jeesusel juhtus kõik need kannatused, asjad läks nendest läbi. Ta ütles, et mis õpetajale juhtus, see juhtub õpilastele ka. Ja sellepärast on see nii, et ja usus peab püsima, kallid, ma ütlen täna teile kõigile. Peab püsima, kui sa oled terve ja sul on kõik hästi. Ja sa pead usus püsima siis, ka kui sa oled haige. Ja mitte mingisugust, õigustust ei ole nagu selle koha pealt. Ja kumb on siis isegi kergem või raskem, ega mõlemad on tegelikult rasked, uskuda viletsuses ja püsida usus heal päeval. Aga nüüd lõpetan, need on viimased sõnad, ja see Mattiuse 24, võtan Jeesuse sõnad ja sellega lõpeb tänase jutt. Ja salmid 12 ja 13. Ja kui ülekohus võtab võimust,
jahtub paljude armastus. Ja see tähendab seadusetus, kus seadused ei kehti, siis jahtub paljude armastus, aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Amen. Tõuseme. Võid jutluse kinni panna.